tere tulemast taas siia Youtube'i kanalile. Ja nagu sa näed, olen taas Leaga ja me saime nii palju tagasisidesi, et kas see, millest me eelmine kord rääkisime, ongi ainult ühekordne või neid tuleb veel ja nüüd me saame öelda, et neid tuleb veel, et siin on meie siis järgmine ja oleme juba Leaga ka rääkinud, tuleb veel, et loome veel ja ootame veel teie tagasisidesi, et mis teemadel te sooviksite üldse kuulda. Ja enne veel, kui ma Lea sulle sõna annan, ma tahan veel öelda mega suur tänu kõigile, kes eelmist kohtumist meil kuulasid, kes kaasa mõtlesid, kes saatsid sõnumeid. Ma ei ole vist mitte kunagi ühelegi enda vestlusele siis ükskõik millises kanalis saanud niivõrd palju tagasisidesid ja veel nii positiivset ja just nimelt sellist kaasa mõtlevat tagasiside, et mega suur aitäh teile. tere tulemast, Lea. tere, Kristiina ja head uut aastat kõigile, ka kuulajatele ja vaatajatele ja loomulikult Kristiina sinulegi. ja just, sa võtsid sõnad suust, et äh, mul ei olnud eesmärki sellega luua nagu sellist tagasisidevoolu, mis tuli ja see, kuidas inimesed nagu ennast avasid kui sibulad koorides, et seal oli väga palju oli sellist isiklikku kaasamõtlemist ja jagamist, oli valu, kui ka oli ka rõõmu, oli ka trigerdamist, sain ka paar sellist tagasisidet, et kuidas sina ütled, et raha tuleb sinna, kus inimene väärtustab ennast. see koht trigerdas päris mitut, aga väga hea. ehk ma vajutasin kuhugile mingile nupule ja pärast inimene kirjutas ja vabandas, et tea, et ma mõtlesin, tegelikult see ikka nii on ka. Et kurb, aga tõsi. Peale jõule ma sain ühe hästi huvitava ja pika sõnumi. Inimesed, keda ei tea, ei tunne. Ma tahan sulle jagada siin, sest ma tean, et see kõnetab võib-olla väga paljusid ja paneb mõtlema ja mis läheb ka tänase teemaga kokku tegelikult. Et need, kes mõtlesid, et teil on lihtne Kristjaniga rääkida, et noh, mine ütle oma tõde ja avalda oma arvamust ja mitte ainult arvamust, vaid ütle välja, mida sina vajad, ootad või mis on välja ütlemata, kus inimesed võivad pöörata minu vastu. Et nii kerge rääkida teil kõigil coach idel, mentoritel ja ka terapeutidel tuli ära, siis ma tahan sulle öelda, kallis inimene, mõistan sind tegelikult. Ka mina olen samu tundeid tundnud, samad küsimused on ka minu enda peas keerlenud. Kui sinuga on kunagi elus juhtunud mida rasket, sind on pisendatud, siis sina ei ole see, mis sinuga juhtus, vaid sina täna saad nüüd valida teisiti. Sa saad valida seda, et sa hakkad valima iseennast. See, kui kunagi keegi salvas, tegi haiget verbaalset sinu välja öeldu peale või see, kus sa avaldasid kellelegi enda vajadusi ja neid pisendati, ära tühistati, siis see ei ole sina, vaid sa olid selle inimese enda hirmud, mida ta elas välja sinu enda peale. Ja täna sa saad tasapisi hakata valima iseennast. Mine peegli ette, ütle endale kõigepealt, kui sa ei julge teistele öelda, harjuta seal ja ära vaata ennast kui seda juhtunud olukorda. Et sina oledki see süü, sina oledki viga. Vaid just seda, et mina valin täna teisiti, mina olen hoopis see, kes ma soovin olla. Wow, midagi täiega minus endas praegu tunnen, mingit kohta puudutasid, et nii võimas, et ma tahaks
tahaks lihtsalt jagada enda kogemust selle koha pealt, et ei ole olnud alati kerge öelda seda, mida ma arvan. Mm. Ja tuleb ka, esiteks see, kui lapsepõlves ma ei tea, kas kõik lapsed seda teevad, aga mul on tunne, et kõik tahavad alati tantsida, laulda, kui on mingi sünnipäev, kokkutulek, siis lastel on alati mingid kavad tehtud, eks ju. Mingil hetkel mulle öeldi, kas sa pead kogu aeg nii palju taidlema, eks ju, see oli esimene koht. Siis ma olen olnud ka sellises kohas, kus oli Haapsalus toimus American Beauty Car Show. See oli ikka väga-väga ammu, ma ei tea, kas neid praegu toimub, aga siis, kui see toimus igatahes, siis see oli veel see aasta, kui äkki Lordi vist võitis veel Eurovisiooni ka, eks ju, ja siis nad tulid Eestisse ja siis ma hüppasin ja kargasin seal nende kontserdil. Ja järgmisel päeval oli siis nende Ameerika autode nii-öelda see ring, see sõit läbi linna ja ma lihtsalt olin nii vaimustuses sellest, ma olin seal täiesti tee ääres, ma plaksutasin, hõiskasin kaasa igale autole, kuni järsku minu selja tagant tuli üks täiesti võõras vanem naisterahvas, koputas mulle õla peale, no tegelikult ikka päris tugevasti ja ütles, mida sa röögid siin? ja ma, ja see läks mulle nii hinge, et ma tunnen, et see oli see hetk, kui kõik minu kurgutšakrad kinni tõmmati reaalselt. Pärast seda ma enam ei julgenud isegi enda arvamust mitte kuskil jagada, ma ei julgenud rääkida, et midagi nii tugevalt lihtsalt läks kinni ja ma olen sellega tegelenud, et andestuskirju saatnud täiesti võõrale inimesele, ma isegi ei tea, ma ei tea nagu, kes see oli, aga ikkagi ma saatsin nagu armastust talle ja saanudki aru, et see tegelikult lihtsalt peegeldas, nagu sina ka, eks ütlesid, lihtsalt selle teise inimese mingit asja, minu hõiskamine, rõõmsameelsus, kaasaelamine nendele autodele, autojuhtidele seal, eks ju, kes tõid enda uhked autod näitusele, et kuidas see midagi tema sees siis käivitas või siis trigerdas, eks ole, et see puudutas teda ja tuli nii-öelda mulle ütlema, et ära siin hõiska, ära ela kaasa, ära ole nii rõõmus, eks. et see oli kindlasti, need on need sellised kaks suuremat mälestust, mis mul on, mis ma tunnen, et need, mis mind on kinni pannud ja ma ei tea, kas me eelmisel korral sellest rääkisime, aga ikka rääkisime just, et mina olin see, kes oli veebikursuste tipphetkel, kui veebikursused hakkasid aina rohkem toimuma, olin see must kastike ainult nimega, eks ju, et ma ei julgenud kaamerat tööle panna, chatis ma kaasa ei rääkinud, heal juhul ütlesin tere, kui siis läbiviija ütles tere, siis ma äkki selle isegi kirjutasin sinna, aga muidu ma kaasa ei rääkinud. ma lihtsalt olin seal, ma olin kohal, aga ma ei pannud kaamerat tööle, ma ei rääkinud kaasa. ja tegelikult see on olnud protsess, et üldse kaamera lahti saada, et hakata kaasa kirjutama, et julgeks mikrofoni lahti teha ja et julgeks ka enda näo ja häälega üldse tulla jagama, sest lõppude lõpuks see, mida me jagame, on meie enda mõtted, see on minu vaatenurk ja ma ei taha kellelegi halba teha ega nagu kedagi väiksemaks teha, mitte kedagi pisendada, vaid lihtsalt jagada seda, mida mina mõtlen. Kui sa oled minu mõtetega nõus, jess, mul on hea meel. Kui sa ei ole nõus, siis ma lihtsalt aktsepteerin seda. Hästi, see on sinu vaatenurk, sina ei ole nõus, ma aktsepteerin seda. Absoluutselt ja mida ma tahan lisada siia juurde, et meil kõigil on õigus kasvada kellegiks palju enamaks, kui see valu meile kunagi ütles. Tegelikult on ju. Et ma täiesti mõistan selle inimese valu, seda oli tunda selles ka sõnumis. Ja võibki tunduda, et teil on kerge rääkida, aga ka meie oleme käinud kusagilt valust läbi kasvanud, tegelenud iseendaga, et täna siia jõuda, olla täna need inimesed, kes me oleme. Et meie teekond ei ole olnud sirgjooneline, et praegu on talv, on lumi maas, et suuskadega lükkan hoo sisse, libisen ainult. On kurve, käänakuid, kukkumisi, tõusen püsti, lähen edasi, treenin. Et aitäh selle kirja eest. Ja mõtle selle peale, et kelleks ma täna
tahan kasvada, kas ma tahan olla täna kogu selle valu, trotsi, viha, kurbusega, nende haavadega, haavatusega ja selle pealt reageerida kõigile, kes valivad teisiti. Et ka sinul on õigus valida teisiti ja palju rohkemat, kui see valu sulle kunagi ütles, näitas, pani tundma. Aga meie tänane teema on, mis minuni jõudnud kirjade puhul oli, et noh, te olete kaks need coach'i, kes räägivad eesmärkidest kohe, jah. Ja siis osad oli, et mis vahe on, kellega ma oli aega rääkida, chattida, et eesmärgil ja unistusel, kuidas sina kuidas sa oled jõudnud sinnamaani, kuhu sa oled täna jõudnud. Me tuleme rääkima sellest, täna Kristjaniga jagama oma teekonda. Ja sellega seoses ma lugesin läbi siin jõulude ajal ühe raamatu, mis läheb ka, kus ma natukene poetan, on ühe logoteraapia asutajal Austriast pärit juut, kes oli koonduslaagris, kirjutas, kuidas tema jäi ellu oma teekonnast ja need, kes jäid ellu, et miks nad jäid ja see on eesmärkidega seotud. See raamat on Man's Secret for Meaning. Viktor Franklin on kirjutanud selle, mul on seda raamatut ka siin, viisin raamatukut tagasi, aga väga hea, sügavalt pani mõtlema tegelikult. Miks on eesmärgid meile kohati olulised ja mis see tegelikult eesmärk on? Ma arvan, et see on üks minu lemmikteemasid, sest ma olen sellega tegelenud ja enne kui ma ka ütlen, miks see on minu lemmikteemasid, siis Lea, kuidas sina näed, mis vahe on eesmärkidel ja unistustel? No unistus on see, millest me unistame diivani peal vedeledes, eks ju. Eesmärk on see, millel on pandud, on eesmärgiline ja eesmärgiline. Eesmärk on see, millel on tähtaeg, ehk siis unistus on tähtajaga eesmärk. Just, väga hea, ma olen sinuga täiesti nõus, ka ma ise usun ka, et unistused on kõige algus, ka eesmärkide algus. Unistused on see, millest on saanud alguse kõik, mis on meie ümber, nagu absoluutselt kõik, keegi unistas sellest kunagi. Ja siis ta mõtles, aga mis siis, kui sellest saaks reaalsus? Ehk siis, mis on see reaalsuseks saamine, ongi see, et sellest unistusest saab eesmärk. Ja mulle alati meeldib öelda, et ma nii unistan, et ühel päeval ma sõidan seal tähtede vahel kosmoses, aga mine tea, arvestades, kus me täna elame, siis asjad muutuvad nii kiiresti, et äkki ma siis oma, ma ei tea, 70. sünnipäeval saangi seal kosmoses tähistada seda. Aga just, et see ei ole täna minu eesmärk, aga üliäge oleks kuskil seal tähtede vahel ja ümber kuu tiirutada. See on nagu üks tore unistus, aga just, et kui sellest saab nii-öelda päriselt miski, mida ma tahan ka reaalsusesse tuua, midagi, mida ma tahan päriselt ära teha, siis sellest saab eesmärk. Et see on ja unistusi on meil ju tuhandeid. Tegelikult see on ka unistus, kui ma unistan uuest taldrikust, tassist või uuest seelikust, see on ka unistus. Ja unistused, ma arvan, et unistused ei täitu tegelikult ainult unistamisest, vaid ka sellest, et me ise täidame neid. Et ise täita, siis me peame panema sinna seda tähtaega enda jaoks, millal ma ära teen seda, millal see minu jaoks täitub. Ja me peame unistustele vastu astuma, see on fakt. See on minu kogemus, mitte ainult õpikuteooria, vaid ka iseenda kogemus. Kristina, mis suhe on olnud sinul eesmärkidega ja unistustega? Ma tahaks kohe panna käed silmed, oh my god, mis küsimusega ja absoluutselt. Ma olen olnud suur unistaja. Ma olen olnud suur unistaja juba lapsest saadik. Täpselt nii suur, et mulle hakati ütlema, Kristina, palun tule sealt pilvede pealt alla, 2 jalga maa peale. Ja ma õppisin mitte unistama.
kuigi ilmselt olid ka ikka sellised väiksemad unistused, aga pigem sellised hästi loogilised, tegelikult loogilised asjad ei ole väga unistused. Võtan sõnad tagasi võtan oma sõnad tagasi, et õppisin mitte unistama, ehk siis olin hästi eesmärgipärane, isegi kui mulle sõna eesmärk ei meeldinud, aga minu eesmärk oli lõpetada keskkool, minna kõrgkooli, leida hea töö ja siis töötada, olla usin tööline ja seejärel minna pensionile ja siis ma hakkan elama et see oli see minu rada, mis pidi ma käisin ja samas ma tundsin, et oli väike unistus, väike suur unistus, milleks oli, ma tahan Eestist ära, ma tahan minna reisima, ma tahan maailma kogeda. See oli unistus täpselt nii kaua, kuni ma olingi kõrgkoolis ja õppisin ärijuhtimist ja siis samal ajal käisin kingapoes tööl, kogusin raha ja mõtlesin, et kui ma lõpetan kõrgkooli ära, siis ma ei taha minna kohe magistrisse, ma tahan minna maailma avastama, ma tahan saada korraks sellest kogu sellest Eesti energiast välja. Ja see oli ka üks võimalus, kuidas ma sain ka kodust välja minna, eks ju, vanemate kodust ja et mitte minna liiga lähedale, läksin piisavalt kaugele seljakotiga Austraaliasse. Et see oli minu unistus, mille nimel ma käisin tööl ja et saada rahad kokku, et ma saaksin minna reisima, et seal oli see seal oli minu jaoks pigem see, et olulisem oli unistus kui eesmärk, sest küsimus oli, eks ju, et mis suhe mul oli eesmärkidega ja unistustega, et unistustega oli selles mõttes hea suhe, eesmärkidega I hate it, ma vihkasin sõna eesmärk. Ma ei saanud aru, miks oli eesmärk üldse vaja. Miks mul on eesmärk vaja, kui mul on unistus, ma täidan oma unistuse. Aga minu mõtted ei olnud sellises kohas, et aru saada, et tegelikult unistuste realiseerimine ongi ju eesmärkide realiseerimine. Eks, et ongi eesmärkide poole liikumine. Et seda ma veel nagu ei mõistnud. Ja kui ma lõpuks jõudsin Tenerifele ja siin olles läksin taas siis tööle ja sattusin nii sellisesse rutiini, et töö, kodu, pidu, töö, kodu, pidu, töö, kodu, puhkepäev. See oli nagu see minu elurütm põhimõtteliselt ja ma tundsin, et ma hakkasin, kui sa ei arene, siis sa taandarened või siis kärbud, eks ole. Ja ma tundsin, et mul on midagi vaja. Ma hakkasin nii-öelda kärbuma mentaalselt juba. Ma olin lihtsalt robot, kes käis ringi ratast. Ja siis ma ütlengi, et siis kui tuli see pandeemia, see on nagu parim aeg, mis tuli, sest see raputas piisavalt palju mind, et hakata mõtlema, mida ma siis tegelikult tahan ja sealt ma hakkasin uuesti unistamist õppima üldse. Et mis see unistamine ongi? Tee nimekiri 100 asjast. Hea, kui ma 10 asja kirja saan ja need ka niimoodi, et pool päeva pead ragistades. Et see oli see esimene asi, kuidas üldse ma alustasin uuesti unistamist ja siis tuligi see eneseareng minu ellu ja enesearengus kasutatakse väga palju sõna eesmärk. Mis on sinu eesmärgid? Pane oma eesmärgid kirja. Ja see oli koht, ma ei saanud aru, miks mul on eesmärke vaja, ma vihkan neid, aga kust see tuli? Sest minul ei olnud seda, mul ei olnud seda arusaamist. Ma ei olnud selles kohas veel. Kuni ma tutvusingi siis Bob Proctori õpetustega ja kuidas Bob Proctor ütleb, et eesmärgid ei ole selleks, et midagi ära teha, vaid nende eesmärgi enda eesmärk on see, et sa inimesena kasvaks. Halleluuja, hakkasin eesmärke armastama. See oli see koht, kus minul käis shift või see nihe käis ära ja ma tundsin, et vau, ma armastan eesmärke. Sest ma sain aru, et eesmärgid ongi ju tegelikult need unistused, mille nimel ma olen nõus üldse tööd tegema, mille nimel ma olen nõus ennast liigutama. Nii et ja pärast seda, kui mul kasvas nii suureks armastus nüüd, täna ma olengi olnud, et me oleme 2026, eks ju, et 2021 kohe täitsa sealt algusest olen õppinud eesmärkide seadmist ja mis need eesmärgid on ja nende täitmist, siis sellest ajast on minul suur armastus eesmärkide vastu ja sõna eesmärk on nagu parim asi üldse maa peal, nii et kõikidel inimestel peaks eesmärk olemas olema. Lea, kuidas sinul on suhe unistuste eesmärkidega?
ma väga paljus resoneerusin sinuga, samastusin, kuidas keegi kasutab sõna ja tahan lisada, et Kristina, sa oled nagu enamus inimesi elab. me täidame mingit plaani, eks Mhm. ole. teiste või ootusid, ühiskonna ootusid, ma näen, käid koolis, Ja. lähed gümnaasiumisse, lähen ülikooli, siis ma saan juba kellekski, onju. siis Mhm. mind võetakse vastu, kiidetakse heaks, onju. Mm, ma lähen tööle, ma pean saama prestiižika töökoha. Mhm. see on meile sünnist saadik sisse, onju, kodeeritud, kogu aeg räägitakse, onju. Advokaadiks või arstiks. arstiks, onju, nagu muid ameteid ei ole. siis sa oled keegi, Mhm. elad Viimsis kuskil korteris või majas, siis ma olen keegi. et need on nagu meie kogu need nii-öelda nagu eluteekond, kuhu me peaksime jõudma. tegelikult see on igaühel oma ja meie kõige suurem eesmärk peakski olema see, et leida see oma viis, teekond. minu suhe eesmärkidega. noh, jah, minu jaoks olid eesmärgid töökohas. Mhm. töö, tööga seoses pidid täitma mingid plaanid. osakond pidi jõudma kuskile, sina töötajana pidid jõudma, siis sa oled keegi, kui sa oled piisavalt tubli, hea, püüdlik, onju. et aga eraeluliselt ei, ma lihtsalt kulgesin. et pigem minu jaoks olid need täna võiks öelda eesmärgid olid need, ma saan selle, ma Mhm. teen selle ära, ma tahan seda, mul on vaja koguda raha selle jaoks, siis püsis fookus seal, onju. ja tegelikult need on ju eesmärgid, unistused. minuga käis ka sama lugu, et lapsena, kui unistasid millegi või istusid kuskil, mis sa unistad seal? mine tee midagi kasulikku. ja, ja kui ma mäletan, kui ma teadliku enesearengusse jõudsin, siis ka mina olin tegelikult selle unistamise ära lõpetanud ja ma lasingi selle pealt, mida elu näitas, mida ma vajasin, kas kodu, mööblit, uut autot lähen koolitama ennast, sest ma saan siis rohkem palka. mitte selleks, et mida mina tegelikult tahaks, kuhu ma tegelikult tahaks jõuda, mis see minu eesmärk on, kelleks mina tahan sellel teekonnal kasvada. täiesti võõrad terminid minu jaoks. ma mäletan samamoodi, et kui jõudsin enese, mis sinu eesmärk on, mis asja, kes sina oled, Lea, olen, töötan seal ja seal, amet on selline, mul on 4 last mees ja koer aga mida sa päriselt tahad? ja ma rääkisin seda, mida tegelikult teised vajavad, mida minu pere vajab, mida vajavad töötajad, mina töötajana. aga mida sina vajad? mida sina tahaksid teha? ei, mis mina? ja ma ei olnud osanud vaadata tegelikult endasse ja kohatada iseennast, et kes ma päriselt olen. kuniks mentor-juhendaja või kursusel käid läbi need küsimused ja hakkad vaatama, siis saad tegelikult, kui kaugele ma olen endast sõudnud ja kui palju ma tegelikult iseendast tean. minu Mhm. jaoks olid unistused täpselt võrdusidki sellega, et mida ma olin kuulnud lapseeas, et mis sa unistad seal, tee midagi kasulikku. kriips peale ei unista, sest unistused on ohtlikud. ja eesmärgid võrdlesid plaanimajandusega kuskil töökohas. see on nii et, huvitav just. et päris kaua võttis endale aega, et üldse jõuda enda jaoks lahti mõtestada ja mis minul käis ka tegelikult selline asi läbi, kus tuled suure hurraaga sisse ja hakkad avastama ja mõtestad lahti, kus tegelikult läks minu puhul ka sassi see, et kus ma jäin nagu eesmärkidesse nagu väga kinni. ma pidin nad saavutama kõik. et siis tundus ka, et ma elan ja ma tõlgendasin endale tegelikult teekonnal seda eesmärgilisust ja eesmärgi saavutamist valesti. ja seda juhtub väga paljudel enesearengus olevatel, kes panevad eesmärke. minu endaga juhtus ka see, et kus ma elasingi ainult eesmärkide nimel, sest ma ei olnud kunagi neid
pannud, saavutanud, ma olen kogenud seda, sest ma olen kogu aeg erialaselt kogenud seda Mhm. eesmärkide saavutamist. Jess, nii tubli on ja anti natukene preemiat ja siis, kui see, ma olin nagu just ketist lahti lastud koer, ketikoer, siis ma läksin, kaotasin selle fookuse, siis ma püsisin ja siis ma sain ühelt maalt aru, et oota, ma jooksen nüüd ühtedest eesmärkidest järgmistesse eesmärkidesse. Ma tegelikult ei olnud pannud tähele seda, kuhu ma olen jõudnud, mida ma olen saavutanud, kelleks ma olin kasvanud. Mul olid juba järgmised eesmärgid. Et tänaseks minu suhe eesmärkidega on muutunud pehmemaks. Mhm. Kuna ma olen ettevõtja, siis mul on eesmärgid on tänaseks seotud väga palju minu ettevõttega. Isikuna, indiviidina on minul hoopis teistsugused eesmärgid, kui on ettevõttel ja ettevõttel peavad olema eesmärgid, peab olema visioon ja ka missioon, mida ma näen, ma loon endale ettevõtte, et mul oleks töökoht, ka mina kunagi lõin selle nii. Et ma arvan, täna jõuame sinna ka sel teemal. Et ja unistused olidki see, et ära unista. Noh, totaalselt keelatud. Päris raske oli tegelikult hakata uuesti unistama. Et see oli ka minul hästi keeruline. Aga Nii huvitav uuesti. oleks teada, et kes te meid kuulate, et mis suhe sinul on, mis suhe sinul on unistamisega, kas sa julged unistada, kas see on mingi osa sinu päevast, kus sa võtadki aja unistada? Inglise keeles on mõnus termin on daydreaming, et eesti keeles ta on lihtsalt unistamine, eks ju, unelemine. Päeva unenemine ja unelemine, eks ju. Et ja ometigi see on midagi sellist, kus saab tegelikult meie loovus ju alguse, kus meie inspiratsioon saab tulla meie seest välja, kus me saame ühendust enda kujutlusvõimega. Nii et tegelikult on seesama see daydreaming, see unelemine, unistamine, see on nagu nii oluline osa tegelikult meie elust ja see on nii kummaline, et me lõpetame ühel hetkel selle ära või et me ei julge seda teha. Ma tunnen, et minu ellu on tagasi tulnud, et isegi see, kui ma enda hommikurutiinidega tegelen, siis üks osa tegelikult sellest on täiesti, noh, ma ei ole otseselt välja öelnud, et see on unistamine, aga kui ma mõtlen, et kuidas ma kirjutan enda visiooni, siis visiooni kirjeldamine on tegelikult väga palju unistamisega seotud. See ongi täiesti ju enda unistuse kirjapanek ja sealt alles tulevad need eesmärgid. ja unistuse kirjapanek ja unistuse avardamine. Ma ei taha panna kasvatamine, vaid avardamine ja seal toimub ju selle kaudu ka meele avardumine, oma mõtlemise avardumine. Ja sa avastad sealt ka tegelikult selle, et kuhu sul on veel edasi võimalik minna. Me Kristinaga, ma korraks tulen selle juurde või toon selle märkamise, selle mõtte sisse, et me Kristinaga ei räägi seda, et hakake nüüd, pange suured numbrid paika ja meeletud suured, et igaühel on see nagu see enda teekond, enda viis. Et ma toonitan seda siia, et mõni kuulab, mõtleb, et mis teil suurelt mõtlema, et see igaühele, et see ongi see, et kes unistab uuest kodust, uuest töökohast praegu, uuest kampsuni või õppida kuduma, heegeldama, mida iganes, need on teie unistused ja need on väga olulised, need on teie jaoks olulised. Absoluutselt, nii huvitav, kuidas sa tõid selle, kuidagi see sõna, et see on, need on teie jaoks olulised, sest mis ongi, vaata tegelikult nagu ma ütlesingi, eks, et läksin kooli, õppisin edasi tööle, et ja siis ootan põhimõtteliselt pensioni, eks ju, et siis hakkan elama. Ei, elada tuleb juba praegu elada tuleb juba praegu, meil on ainult üks elu. Et näen seda väga palju, et kuidas võib-olla ma eksin, et igaks juhuks ütleme, võib-olla ma eksin, kuidas ma näen, kuidas väga palju vanem põlvkond ongi sedasi toiminud, et nad on oodanud seda nii-öelda pensioniiga, et siis ma hakkan elama, aga tegelikult siis sa ei jaksa enam ju nii palju tegutseda, nii palju ringi käia, nii palju avastada, kui sa suudaksid seda praegu luua. Seega ma usun, et kõikide unistuse üks osa võiks olla see, et sa leiad alati endale ka aega, et maailma avastada. Kui see on sinu unistus maailma avastada, võib-olla sa tahad lihtsalt seal kuidagi rohkem perega koos olla, nagu kasvõi nagu see, et sihuke mõnus aeg, kus ka enda tassi täita. Minu arust see on nagu nii oluline osa ka enda unistuste eesmärkidesse lisada.
et oleks see aeg, kus ka iseennast nii-öelda täita. ja et käia nendes kohtades, teha neid asju, mis sinu hinge rõõmsaks teevad. just nii ilusasti, just see, mis teeb hinge Mm rõõmsaks üks. -hmm. Kas sinu arvates, Lea, üldse tuleb seada eesmärke või piisab, sa tõid sisse seda, et sa olid lihtsalt voolamises vahepeal, eks ju, et või piisab sellest, et ma lihtsalt usaldan saatust, saatus on ette kirjutatud, ma ei pea mingeid eesmärke seadma? Ei, ma päris voolamises ei ole olnud niimoodi, et ma nüüd umbes vaata, mis homme toob või täna toob ja selle pealt lähen. ei, mul on ikka olnud plaan, ehk seda võib nimetada eesmärgiks, aga selliseid isiklikus elus väga suuri mm, mm, ja korraga väga palju eesmärke korraga ei ole enam seadnud, sest mul on kõik see olemas, millest ma olen unistanud ja omale eesmärgiks seadnud. Täna nii-öelda ma tegelen rohkem sellega, et kes mina ise olen, kelleks mina soovin kasvada ja saada. ja needsamad kasvõi metsa jalutuskäik, sellised pisikesed asjad on minu elus praegu rohkem suurema tähendusega kui suured asjad, mis on juba täidetud. et ikka sean ja, et päris seda ei ole, et elu viib vasakule või paremale ja siis mõtlen, ah, miks nii käis. ei, päris sellist, et ma ei lase nagu ähm, kuidas ma ütleks, ma ei lase eesmärgil ennast kontrollida. see, mis juhtus, oli see, et eesmärk kontrollis mind. mina kontrollin seda, ma ei tahaks, kontroll on vale sõna, aga teadvustan seda eesmärki rohkem. olen teadlik selles suunas, et sellel suunal on tähendus ehk sellel eesmärgil mulle. ehk see on ka hästi. see elu vastutuse eest, on ju, võtame vastutuse enda praeguse elu ees. Mhm. mis on väga paljudel, on see, et kes ei ole oma eluga rahul. me leiame alati süüdlase väljaspoolt, et miks see nii läks. Mhm. aga see ongi see koht, kus mina võtan vastutuse selle eest, kuhu ma olen täna jõudnud ja mis on selle teekonnal toimunud. äge, nii sügav jälle tunnen ja küll sama, praegu. ja sama rääkis ka seal raamatus see Viktor ehk siis see kirjanik, tänaseks terapeut ja siis nii-öelda ellu jäänud, et miks jäid inimesed koonduslaagris ellu või kes olid need, kes jäid ellu, olidki need, kellel oli tegelikult eesmärk või siis unistus, mille nimel elada ja nad visualiseerisid seal ja need jäidki, sest neilt võeti kõik riided, neid kontrolliti läbi asjade, läbi toidu, läbi riiete, läbi kõige. ja kui sul oli see eesmärk, ehk siis ma lähen koju, mida ma seal kodus loon, mida ma tahan saavutada, kui ma jään ellu. Nad visualiseerisid seda ja need jäid ellu. ja see kirjanik kaotas koonduslaagrisse oma vanemad, oma venna ja oma abikaasa. ja tema jäi nagu ellu. ja oligi sellega, et ta visualiseeris seal. ja ta jäi magama, sest see ainukesena ette kujutada oma kodu, mida ta teeb seal, millisest seisundist ta on, ehk see õnnetunne, mida ta kogeb, siis läbi selle ta sai magama jääda ja ta jäi ellu. Au. See on väga-väga, ma ei ole ise seda raamatut lugenud, aga see on mitmes kohas esile tulnud ja et see on sügav raamat. seega ma panen pärast meie salvestust, sina, kui sa praegu vaatad, siis sa näed juba seda siitsamast videokirjeldusest, ma panen selle nime siia juurde, et kes vähegi soovib, siis on see võimalus olemas, saab seda lugeda. kui ma ei eksi, siis see peaks eesti keeles ka kenasti olemas olema.
et ma kontrollin üle, kui see on, siis see link on siin video all pärast et ma vaatan selle üle. ma ei oska seda öelda, kas ta eesti keeles on, aga mina laenasin raamatukogust selle inglisekeelse selline hästi sügav, hästi pisaraid kiskuv raamat oli samas hästi, annab nagu mõtte enda elule. Kui Mhm. olulised tegelikult on kõik see olla, just see tänulikkus on ju. Et kui tundub, et meil ei ole nagu piisavalt, siis tegelikult meil on piisavalt ja olla just tänulik praegu ja ka see, et mida ma päriselt tahan. Et mulle väga meeldis see, et need on minu sõnadega ütlen, et eesmärk annab suuna tegelikult. Mhm. elu otsustab, kuidas ja millal ja mismoodi, aga meie saame valida, kui me oleme teadlikud ja kohal iseendaga. Just kas nii, Kristina, kas Kristina eesmärk on andnud sulle suuna? absoluutselt. Mulle täiesti tegin siin vahepeal märkmeid, et mitte su kohe vahele hõigata. et mulle hästi meeldis see, kuidas sa ütlesid tegelikult, et sa ei ole olnud nagu selles lihtsalt voolamises. me väga palju räägime sellest, et me tahame rohkem olla voolamises, kõik tahavad rohkem olla voolamises. ei taha eesmärke seada, ma tahan olla voolamises. kuidas mina seda näen, on see, et eesmärgid on justkui see sihtpunkt, kuhu mul on võimalus voolata. et ma panen endale sihtpunkti paika ja seejärel ma jätan ruumi spontaansusesse, sest nagunii ma tervet teekonda ei tea, kuidas sinna jõuda. ma nagunii ei tea tervet teekonda, ma tean ainult esimest paari sammu, mida mina enda tänase teadlikkusega saan teha. seega see spontaansus ja voolamine tuleb sisse, kui ma tean, kuhu ma tahan voolata. ja ma alati enda kursustel toon selle näite. kujuta ette Amazonase jõge, lihtsalt üks lai jõgi ja sa mõtled, ma tahan lihtsalt voolata, lähen selle vooluga kaasa ja ühel hetkel see jõgi läheb kaheks, hargneb kaheks, kaks suunda. seega nüüd on sinu variant, kas sa lihtsalt lased sellel jõevoolul ennast viia, ise valida, siis elu valib, eks ole usaldan saatust, et kuhu iganes see siis voolab, lähen sinna. või ma teadvustan, et ma tahan jõuda tegelikult sinna ookeani, eks ju. ma tahan jõuda valgele liivarannale, tahan jõuda sinna välja. seega ja kui ma lasen lihtsalt voolata, ilma et ma teaks, kuhu ma tahaks minna, et tahan lihtsalt olla voolamises, siis ma juba eelnevalt võib-olla kuulen, et see üks nendest harudest, jõeharudest viib tegelikult kärestikku ja viib sinna, mis me näeme kuskilt filmidest, eks ole, et pime mets, krokodillid, pira ja kalad seal, eks ole, et kas ma lasen lihtsalt voolata sinna või kui mul on see eesmärk jõuda Valgele liivarannale ja ma tean, et see haru, mis sinna viib, on tegelikult see teine haru, mitte see esimene, eks, siis mul on tegelikult see aer olemas ja nüüd on see minu võimalus. hästi, ma voolasin sinnani, kus see hakkab hargnema, ma võtan oma aeru ja nüüd sõuan natukene, et see viiks mind sinna õigele rajale ja ma saan isegi vahepeal ju teha peatuseid, minna sinna džunglisse, vihmametsa, avastada, mis seal on, tulla tagasi ja liikuda edasi mööda seda mööda seda jõge, eks ole. et ma näen, et siin ongi see erinevus, et kui mul ei ole eesmärki, siis ma võin minna ka sinna rajale, kus on see krokodillid ja see must mets ja ma ei tea, need igasugused hääled, eks ole, mis me näeme kuskilt õudusfilmidest. või ongi see variant, et ma ise valin oma eesmärgi, milleks on siis see valge liivarand ja ma võin lubada endale spontaansust ja voolamist selle koha pealt, et ma teen vahepeal neid peatuseid. ma vahepeal naudin loodust ja kui vaja, siis ma sõuan edasi, sest ma tean, et ma pean õigel rajal olema. et ma näen selles mõttes, mina näen, et eesmärgid on olulised ja tegelikult läbi selle, et mul on eesmärk, ma saan palju mõnusamalt voolata, kui lihtsalt lasta ennast elule siia-sinna lükata. et see on see, kuidas mina näen eesmärkide seadmist. Ma täiesti nõustun sinuga ja eesmärk ei pea olema, nagu ma ütlesin,
siin eelnevalt, et ei pea olema mitukümmend, Mhm. mitu lehekülge, et piisab sellest, et sul on üks ja voolamisega seos on see, jah, me kõik ju tegelikult oleme voolamises, ka Mhm. siis, kui on eesmärk, Mhm. aga justkui me ei mõtle selle peale ka, et aga mida ma tahan sellelt aastalt, mida ma ootan, ka see ootus on ju tegelikult, kui me paneme sinna kuupäeva taha või mitte, on see ikkagi eesmärk on ju mingil määral. Ja ma tahan näiteks arendada oma oskuseid või et ma tahan kasvatada oma sissetulekut, ma tahan paremat töökohta, ma tahan paremaid suhteid oma vanemate, oma suguvõsa, oma kaaslasega, siis tegelikult see on eesmärk. kui me lihtsalt ootan, ah ma tahaks ja siis ma ootan, mida toob elu, Mhm. siis need ei parane ju, ei muutu, mitte ei parane, aga need ei muutu, kui mina teadlikult ei tee neid samme, Mhm. et need muutuks. Sa saad elult seda hetkel kõige rohkem, mida sa oma mõtetes tellid, olen voolamises, saad seda voolamist ja voolamist koos, ma ütleks selle üleujutustel tuleneva Just. sogaga. Kõlab karmilt, aga see nii on, et need on puhtalt minu enda elu näited, mida ma olen näinud, et tagasi vaadates, et kui ma olen olnud kas voolamises nii-öelda mitte teadnud, mida ma tahan ja mõelnud, ah, ma tahan, et see kõik muutuks, siis tegelikult need asjad nagu tulevad võimsamalt veel rohkem esile. Mhm. Ja et nendega toime tulla, ma pean võtma vastutuse. Just, sa pead võtma selle aeru ja aerutama vahepeal, eks Ja ju. just, aerutama on ju. mis sest mitte keegi teine seda sinu eest ei saa teha, kui saad Mhm. ainult sina ise teha. Lea, me oleme siin aasta alguses. Kas sul on eesmärgid seatud? Ja ettevõttes, isiklikus Mhm. elus ka. Kuidas sina eesmärke sead? Eesmärkide seadmise variante on nii palju, nagu mega palju lihtsalt. Erinevad süsteemid, erinevad õpetused. Mis on see, mis sinu puhul on toiminud? Et ma arvan, et me ei hakka siin õpetama, mis on Grow süsteem, mis on Smart, Mm-mm. eks ole, vaid mis on see, mis sina, millist süsteemi, millist varianti sina kasutad, mis sind on aidanud siia, kus sa täna oled ja mis aitab sul edasi liikuda. See eesmärk peab mind hirmutama, mis ma sean endale. Ega päris korralikult ajama nii-öelda, ma ei taha öelda südame pahaks, aga käe värisema panema, kui ma kirjutan seda paberile. Et ettevõtte puhul on ka see, et kuhu ma tahan, et see grow süsteem ja kuhu ma tahan kasvada, et nii Mhm. finantsiline kui ka minu ettevõte, aga samas ma ei unusta ka ennast ettevõtte juhina ära. Et kelleks mina kasvan, kelleks mina saan ja see on kõige tähtsam selle juures. Milline on see inimene? Isiklikus kontekstis on pigem see seotud minu isikliku kasvuga. Täna selle aasta eesmärk olen mina ise ehk siis enda isiklik unistus iseendaga seotud projekte nii-öelda rohkem täitmas. aga mul ei ole neid palju, mul on mõned üksikud. Et kõigil ei peagi olema neid palju. Sean aasta eesmärgi ja siis mul on sellised asjad, mida ma teen ära 3 kuu jooksul ehk kvartalisse panen. mitte ole nii, et küll ma lähen sinna trenni või küll ma teen seda või lähen juuksurisse, hakkan paremini toituma, vaid mul ongi konkreetselt kalendris enda aeg, kuidas ja millal ma teen pereaeg, kõik see kalendris olemas. Et ka aega pere jaoks mul oli selle aasta eesmärk ehk siis mina ise ja see ongi konkreetselt, et ma ei vasta sel hetkel telefonile mitte millegi, ei tegele ettevõtte asjadega selle kella eest selle kellaajani. Mhm. aga mul on selline süsteem. Kristina, kuidas sina sead?
sul on hästi palju eesmärke kindlasti. ei ole väga palju, selles mõttes mul ei ole hästi palju ka ja see, millest see tuleb, tuleb tegelikult minu isiksuse tüübist, ega ma olen sinuga hästi nõus, et on okei, kui seatakse hästi palju eesmärke, kui sa oled valmis nende nimel tööd tegema, kui sa oled valmis neid ka päriselt ellu viima. Minu jaoks, kui mul on väga palju eesmärke korraga, siis mul tekib ärevus, ma tunnen, et kõike on liiga palju ja lõpuks ei tee mitte midagi. Seega mina olen hästi pigem vähem ja õpetan seda ka enda klientidele, et pigem vähem ja vähemalt on need asjad tehtud. Ma olen hästi nõus sellega, et kui sina ütlesid, et sa paned eesmärke selle järgi, et need sind hirmutaksid, siis mina pigem mõtlen, ma usun, et see on sama asi, lihtsalt teine sõna, on see, et minu eesmärk peab mind nii palju inspireerima ja tekitama põnevust, et mul tekivad nii-öelda liblikad kõhtu ja mul tekib võib-olla siia kurgupiirkonda, mis tegelikult on hirmu sümbol, eks ole, see kurgupiirkond tekib siia sihuke, et oh my god, kas ma päriselt teengi selle ära. Eks, et mul on pigem see, et ma ei kasuta enda puhul lihtsalt seda sõna, et ta peaks hirmutama. Ma ei taha, et keegi mind hirmutaks, aga et tekitaks seda põnevust sinna küll ja et see tuleks hästi, oleks selline inspireeritud või et ta inspireeriks mind. Ja millised on eesmärgid, mis inspireerivad, on need, mis tulevad, eks ju, sinu enda sees. Seega see peab tulema kindlasti, et see on minu eesmärk, mitte see, mida minu mees tahab, eks, vaid mida mina tahan. Et see on see, mis ma hästi vaatan, et oleks oluline. Kuidas ma sean eesmärke? Ma kirjutan endale aastavisiooni. See on esimene koht, kus keha hakkab pärisema, et oh my god, kuidas see võimalik on, et aasta on nii pikk aeg ja siis, et see oleks minu alateadvusele vastuvõetavam, et ma teaks vähemalt, mis on see minu tänane samm, siis ma hakkan liikuma tagurpidi, kus ma tahan olla poole aasta pärast ja seejärel, kus ma tahan olla 3 kuu pärast. Ja siis nende 3 kuuga mina teengi tööd, et kus ma tahan olla 3 kuu pärast, 2 kuu pärast ja 1 kuu pärast. Ja kui mul on see 1 kuu visioon paigas, siis selle ma tükeldan ära nädalateks, mis on selle nädala sammud, et ma saaks liikuda edasi. Ja kui me kõik selle palli kokku paneme, siis jõuangi aasta lõppu ja ongi minu eesmärgid täidetud, et liigun tagurpidi, et ma ei tee riskianalüüsi, ma tean, et päris paljud teevad ka riskianalüüse. Ma ei taha manifesteerida neid asju sinna, seega mina hästi-hästi keskendun sellele, et mis samme saan ma täna teha ja mis on minu võimuses, mis on minu teadmised, mida ma pean õppima juurde, näiteks, et ma saaksin järgmise sammu ära teha, kelle abi ma saan kasutada, et see järgmine samm saaks ära teha, milliseid ressursse mul on vaja, kas mul on vaja ajalist ressurssi näiteks juurde, siis tuleb seda tekitada, sest aeg on kõigil ühtemoodi, tuleb tekitada ja üks minu eesmärkidest sellel aastal on see, et mis ma nagu märkasin, kui ma töötasin kellegi jaoks, siis ma ühel hetkel ütlesin, et ma tahaksin, et mul oleks nädalas 1 lisavaba päev, et tegeleda enda ettevõtte asjadega. Nii, nüüd mul on kõik sellised koostööd lõppenud ja mis ma tegin, hakkasin sujuvalt ka siis reedel, mis oli minu see 1 lisavaba päev, naeran siin oma enda nii-öelda mastermind ja sisterhood'iga, et see on nii-öelda see koopapäev, kus ma olen nii-öelda maailmast eraldatud, eks ole, et selle ma kaotasin ära ja hakkasin ka sinna panema enda kliendi kõnesid, erinevaid tööülesandeid ja minu üks eesmärk on taastada see 1 lisa nii-öelda vaba päev, kus ma saan otsustada, mida ma teen, kui ma tahan mitte midagi teha, siis ma ei tee mitte midagi või kui ma soovin, siis ma saan tegeleda just nimelt sellise loominguliste asjadega, ehk siis millega me täna alustasime vestlust unistamisega, et ma saaks rohkem enda seest neid enda intuitsiooniga ühendust, saaks enda kujutlusvõimet rohkem arendada ja just nimelt sellise loominguliste asjadega tegeleda, et mul oleks see 1 lisapäev, nii et ma olen sinnapoole teel ja reeded on mul hetkel kõik kinni, ühtegi kõne ma ei tee, sest tegelikult see tähendab lihtsalt seda, et ma ei tee ühtegi kliendi kõne sel päeval, et kui mu keha soovib puhata, siis ma saan seda teha ja kui ma tunnen, et ma tahan midagi tööga tegeleda, siis mul on võimalus sellega nii-öelda mängida. Kalender on meie enda oma, seega me ise võime sellega mängida, tõsta siia-sinna neid asju ja ka ma lihtsalt tunnen, et selline
spetsiaalne üks lisapäev annab mulle lihtsalt niivõrd palju juurde ja annab mulle rohkem energiat juurde, et kvaliteeti veel parandada. ja see hirmutav sõna võib-olla oligi siin nagu vale kasutada, aga minu jaoks ongi, mis mind inspireerib, see ongi hirmutav, sest üldjuhul ongi need asjad, mis meid inspireerivad, tekitavad meile seda hirmu. ja kui me tunneme hirmu ja hirmutab meid, siis seda tuleb just teha, onju. me kõik teame seda. et õige eesmärk ei pruugi olla mugav ja ta ei peagi olema mugav. väga hea. Aga me ei tohi ennast inimestena või inimesena ära kaotada sinna eesmärki, mida ma ka eelnevalt olen öelnud. Et ma olen kunagi samamoodi teinud sama süsteemiga, et mul on see visioon kirjutatud, vahest ma seda täidan, aga hea aasta eesmärk ja poole aasta peale ma nagu nii-öelda hekseldan nad ära. Riskianalüüsi ei tee ka mina, ma ei tegele manifesteerimisega. See riskianalüüs, et nagu, mida see nagu tähendaks, et kui tuleb risk või noh, seesama sõna riskianalüüs, et riskiin enda või analüüsin enda riski, et mis see risk on, nagu meil kõigil on ettevõtjana omad riskid, et kas seda peaks nagu suuremaks muutma. ei ei tegele. Samamoodi seesama, et mis see tegelikult annab, eks ju, on see, et kui mul on plaan A, mis on see minu eesmärk, eks, on plaan A, kui see ei toimi, siis ma loon endale plaan B. Ma ei loo ka plaan B si näiteks endale. Miks? Millal ma lõpetasin plaan B loomise ära, oli see, et okei, kui plaan A ei tööta, siis ma tean, et plaan B igal juhul toimib. Miks ma üldse raiskan aega siis plaan A pealt, kui ma tean, et B igal juhul toimib, et ma võtan siis panen juba kohe selle B käsile, et kui on üks eesmärk, siis on mul ka see ainult üks plaan, mida ma täidan. Kui see ei täitu, siis ma alles loon selle muu tee või vaatan ümber, mis oli see koht, mis toimis, mis ei toiminud, kuidas ma siit saan edasi liikuda. Et mul tuli praegu selline küsimus, et kuidas sina annaksid nõu inimesele, kes tuleb praegu, kuulab ja mõtleb, et sõna eesmärk ajab teda oksele? Kuidas sõna eesmärk teisiti tema endale saaks mõtestada? Minu esimene mõte ja soovitus on siin endale selgeks teha, mida see eesmärk üldse sinu jaoks tähendab, sest see tunne on seal taga, eks ju, see järelikult on see mingi mõte, sellel tähendus, järelikult on sellel eesmärgil mingi tähendus, mis seda tekitab. Et miks mulle hästi meeldib see küsimus, ma olin ise selles kohas, kuulsin sõna eesmärk, tekkis kramp kehas, tahakski kohe võtta, ma ei tea, oksekoti kätte, eks ju, et lihtsalt välja lasta seda, et nii vastik ja miks, sest tundus mulle piirav, liiga kontrolliv ja see oli täpselt sama, millest me täna ka rääkisime, eks ju, tahan lihtsalt olla voolamises, usaldan elu, viib mind sinna, kuhu tahab, tegelikult olen lükata, tõmmata, eks ju, et tegelikult ei ole sedasi, et mis tähendus on sellel eesmärkidel, ainult peab midagi taga ajama, eks, et need on kõik need asjad, kus keha minul tõmbas krampi, miks minul tekkis see toksiline suhe sõnaga eesmärk täpselt nii kaua, kuni ma siis sain, eks ju, Bob Proctori õpetustes selle, et enda eesmärk on selleks, et meie inimesena areneks ja kasvaksime, et me seamegi eesmärke selleks, et tegelikult mitte see asi, mille poole ma liigun, ei ole nii-öelda ainult selle täitmine, selle saavutamine, vaid et mina ise areneks inimesena, et ma ise kasvaks sellel teekonnal, eks, et kui ma oma eesmärgid täidan, siis kuidas mina olen edasi liikunud. Seega, kui eesmärk tekitab sellist vastakaid tundeid ja sul on suhe selline toksiline selle sõnaga, siis ma eelkõige mõtlekski läbi, et esiteks, mis on selle sõna tähendus sinu jaoks? Ja no me võime kasutada sõnu, eks, miks mitte kasutada, et ma täidan oma unistusi, absoluutselt, see ei ole ju tegelikult keelatud. Ma ütlengi, mul on unistus ja mul on seal kuupäev taga, ma liigun oma unistuste suunas, absoluutselt. Kes ütles, et ma ei või seda kasutada? Ikka, tegelikult ma võin. Eks, lihtsalt me oleme, seal on see tähendus natuke lihtsalt teine taga.
samamoodi võib kasutada, mul on siht, sest tegelikult iga eesmärk viib meid kuskile, eks. kuigi kui me vaatame jällegi, eks ju, seda tähendust, siis siht on pigem see, mis on meie tunnetega seotud, meie emotsioonidega, eks ju, et ma tahangi areneda, kasvada, see on minu siht ja see ei muutu minu elus, ma tahan kogu aeg areneda ja kasvada. Ma tahan olla parimas teenistuses inimkonna jaoks, eks ju, see on minu siht, sellel ei ole nii-öelda lõpp-punkti tegelikult, aga kui sinu jaoks toetab rohkem sõna siht ja mitte niivõrd see eesmärk, no palun kasuta sõna siht, et ma usun, et kõige olulisem on seal see, et sul on see lõpp-punkt, kuhu poole liikuda ja vahet pole siis, mis sõna sa seal kasutad tegelikult, aga lihtsalt me üksteisega rääkides saaksime aru, et millest me räägime, siis me kasutame selliseid väljendeid, nagu on selleks eesmärk. jah, kui sa ei saa muuta oma reageeringut, tunnet sõna eesmärgiga, siis tegelikult meil jääb võimalus muuta tähendust sellega ja tegelikult küsidagi, et miks ma reageerin sõnale eesmärgile nii. Ja ma kujutan ette, et 40+ inimestel tulebki ju meelde plaanimajandus on ju, mida tuli täita. Et noh, kaua ma täidan seda, et noh, see mõnel võib tulla, et kuule aitab on ju, et mõnel tuleb kohe visioon on ju, see pilt silme ette, kus pidid täitma selle ära tegema, siis oled nagu preemiat väärt või siis sa oled nagu saavutuse on ju, siis saad aplausi või head tunnet või seda tunnustust on ju. Et muuda oma suhet sellega, just Kristina, sa teed nii hästi, siht, unistus on ju, pane kuupäevaga või minu soov on ju, et leia see enda tähendus, enda tõlgendus sellele sõnale ja, või veel parem oleks, et lahenda ära see lugu seoses sõnaga eesmärk on ju. Ja mis ma tahan tegelikult öelda ka siia, et mida ma olen näinud inimesi ja minul endaga on olnud see, et kui eesmärk viib inimese iseendast kaugemale, siis see ei ole õige, isegi kui see näeb väljast ilus välja. Kas sa nõustud minuga? Ehk see eesmärk näeb nagu väga ilus välja, selline Aga kui see ei ole minu eesmärk, siis see viib mind iseendast kaugemale. Minuga on käinud nii. Ehk needsama ebaõnnestunud eesmärgid, Kristina. Kas sul on olnud neid ebaõnnestunud, mitte täidetud, täide läinud eesmärke, unistusi? Absoluutselt on. Ma tahaks teada, kellel ei ole. Ma hea meelega tahaks teada, kellel see. Et absoluutselt on. Ma võib-olla, et vaatan, et aeg läheb nii kiiresti. Veel enne küsisin, Lea, sinu käest, et ei tea, kas saame poole tunniga hakkama. Ei saa. Me peame 2 tundi tegema. Nii et väga hea. Ma arvan, et me hakkame ka varsti kokku siin tõmbama ja ma lihtsalt siia toongi selle ühe ebaõnnestunud eesmärgi või mitte ebaõnnestunud. Ma arvan, et see on ebaõnnestunud. See ei olnud ebaõnnestunud. See oli väga õnnestunud eesmärk, sest ma avastasin, mis mulle meeldib tegelikult ja ma sain aru, et see ei ole minu tee. Kõige värskem asi, kus ma saan selle välja tuua, on kuidas ma hakkasin kinnisvaramakleriks, sest minu elukaaslane niivõrd uskus sellesse, et see on minu jaoks. Kristina, sa pead saama kinnisvaramakleriks. Sul on nii mõnusalt räägid inimestega, sulle meeldib nagunii inimestega rääkida. No ma töötasin ühe varasema klienditeeninduses, eks ju, et nii mõnus, inimesed tulid poodi ainult minu pärast, et jutustada, isegi ei ostnud mõnikord midagi, lihtsalt tulid sisse, et jutustada. Nii, järelikult see kinnisvaramaklerlus on täpselt sinu jaoks ja sa ju oskad teha seal arvutis asju, seega mine sinna, jah, ma hakkan kinnisvaramakleriks. Ja siis tegelikult tulid seal enda kasvukohad üles, eks ju, kuidas ma ei julgenud helistada minu jaoks. See külmkõned on minu jaoks nagu täiega imetlen teid, kes te neid teete kinnisvaras. Et minu jaoks oli see täielik horror, täielik õudukas, et seda teha ja isegi valetasin, ütlesin, ja ma tegin kõned ära, tegelikult tegin lihtsalt vastamata, et lihtsalt ei julgenud teha. Ja ka ma sain aru, et nüüd täna tagasi vaadates ma saan aru, et see oligi minu kasvukoht, et ma saaksin aru, et see ei ole minu tee, sest ma ei tundnud seal kirge, see ei teinud mind kunagi tegelikult õnnelikuks. Ma läksin sinna, sest keegi nägi, et see võiks olla minu jaoks. Seega minu eesmärk oli 5 tehingut iga kuu ja 100 kõnet ja kõik ütlevad jaa mulle ja kus ma isegi tegin flaierid valmis kõik ja läksin neid jagama, aga ise mõtlesin, et tegelikult ma ei taha seda.
tegelikult see ei ole minu soov ja kuhu see on mind toonud, on sinnani, et ma sattusin enesearengusse tänu sellele, eks ju, see oli nagu minu teekonna pealt, ta tuli eneseareng minusse ja ma avastasin, et oh my god, täpselt see on see, mida ma tahan teha ja võin kõigiga kõnesid nüüd teha, ei ole seda hirmu, et ma ei julgeks helistada või et ma julgeks kellegagi rääkida. julgen ja see oli lihtsalt eesmärk, mis ei olnud tegelikult minu oma. just. ma räägin ka enda ebaõnnestunud Mhm, eesmärgist siia, mis korralikult pani mind ennast häbenema. mhm, Aastal 2023 suve lõpus mõtlesin, oh, ma lähen ennast kunagist unistust täitma, et lähen fitnessi lavale, lähen treenima. Mul mhm, oli just siis lõppenud ka vähiravi, oldi tunnistatud terveks ja läksin siis, võtsin personaltreeneri, korraliku kava, toitumiskava, mis tegelikult oli minu jaoks väga kriitiline ehk just toitumine ehk siis võistlus, spordidieet ja ma kukkusin 3 kuu pärast jõusaalis kokku. Mind viidi haiglasse, ma mäletan, kui ma ärkasin, teadusele tulin, siis see ema arst, kes seal oli, see lihtsalt karjus mu peale, et kuradi piiks, idioot, mida sa teed endaga, et kas sa nagu mängid oma eluga jätkuvalt. noh, kui ta nägi seda minu haiguslugu seal ja siis tema okei. reaktsioon oli, siis mul olid kõik näitajad nagunii, olidki piiks, joon jookseks Mhm, mhm. ja algas uuesti vähiravi, aga ravi, et saada enda näidud korda. Et kaotasin kaalu, tuli tagasi ja pandi, mitte ma ei taha öelda pandi, keelati trennimine väga pikka aega, ma ei võinud trennis käia, ehk siis pidin toituma. Tagantjärgi ma näen seda nii, et mõned eesmärgid ei ole mõeldud meil täituma, Mhm. sest meie ise ei ole see inimene, kes peaks neid kandma. Et loomulikult mul hästi häbi oli, sest ma olin rääkinud, ma olin nagu nii elevil ja siis ma tegin iseendale sellise asja. Ehk see, et viha ja häbitunne iseenda suhtes olid need asjad. Ma emotsionaalselt põdesin seda väga korralikult läbi. Aga tagantjärgi mõeldes ja mõtestasin selle lahti täpselt nagu sinul kinnisvaramaakleri kogemusega, et tagantjärgi me saame märgata, et mõned eesmärgid ei ole tulnud, et meie neid täidaksime, sest me ei ole need inimesed, kes peaks seda kandma nii-öelda, seda eesmärki. Ja mis lõpetuseks, Kristina, soovid sa lisada siia ma, lõpetusse? võib-olla tekib siin küsimus üles, et aga mis on siis see minu eesmärk? ja ma lihtsalt siin soovitan sul kuulata iseennast ja et ennast kuulata, siis olla vaikuses iseendaga, ilma muusikata, ilma mitte millegita, lihtsalt olla vaikuses ja küsida endalt, aga mida ma päriselt tahan, mis teeb mind Mhm. õnnelikuks? Ja et ennem kui sa tormad eesmärke kirja panema, siis küsi endalt, mis on selle eesmärgi taga, mis on see tähendus, mida see minu jaoks tähendab, kui ma saavutan, mis on see tegelik põhjus. Teinekord me tahame kellelegi tõestada, mina soovisin tõestada selle lavale minekuga ja, ja ongi esitada endale küsimusi, kuulata, kuidas su keha reageerib ja lasta olla natuke aega, nii-öelda seedida sellel eesmärgil, Mhm. marineerida. Ja ma siia lõpetuseks tegelikult tahaks inimestele öelda, et kui te kuulete ja kuulate meid Kristinaga ja mõtlete, siis ma usun, et meie jaoks ei ole enam küsimus selles, et mida ma tahan saavutada, vaid see, et kas see tee hoiab mind inimesena ja kasvatab mind inimesena. aitäh sulle, Lea, ole hea. ja aitäh, kes te vaatate ja ootame teie lugusid siiasamma
kommentaaridesse, võite ka saata taas meile isiklikke sõnumeid, oleme sotsiaalmeedias kättesaadavad ja lingid on ka siinsamas video all olemas, kust meid leiab. seega mul on hästi hea meel, et te soovisite meid taas näha siin ja nii väga, ma olen Lea lihtsalt sulle nii tänulik, et sa kirjutasid ühel päeval mulle ikkagi, saatsid tegelikult häälsõnumi, eks ju, et Kristina, mul on üks mõte ja et see jah tuli ja ah, lihtsalt nii tänulik. aitäh sulle, Lea, ja aitäh kõigile, kes vaatavad ja on saatnud sõnumeid. ja aitäh ka sulle, Kristina, et sa tulid mulle kaaslaseks ja loomulikult aitäh kõigile, kes on jaganud oma mõtteid, kirjutanud, soovinud episoodi 2, tuleb ka episood 3 ja 4. Julgelt kirjutage ja kommenteerige siia alla ja kõik teie mõtted on oodatud ja kogemused, jagage oma kogemusi, jagage oma lugu ka meile. ärge hoidke iseendale. aitäh, tšau. aitäh, tšau.